3. peatükk. Tähelepanu otsides. Jaa, ma olen Vanemuise seinte vahel tehtud. Lapsepõlves tegi isa ilmselt tähelepanu vajadusest ning trotsist tingituna veel mitmeid seina maha lõhkumisega sarnaseid tempe. Kui asi eriti hulluks kiskus ja Ellen ise enam poisist jagu ei saanud, võttis ta ükskord isa käe kõrvale ja viis suures meeleheite hoos staadioni tänava lõpus asuvasse hullumajja närviarsti juurde. Ellen küsis arstilt pisut häbenedes, kuid selgelt kuuldavalt. Miks see poiss nii isemeelne on? Kõik oli senimaani veel tore ja pisut naljakaski, kuid siis näitas hulluarst isale mingeid kolmnurki, klaverit, kirvest ja muid kujundeid ning küsis. Tõnu, mis siia hulka ei sobi? Selline noorte naispraktikantide ees esitatud labane küsimus noorukile, kes oli selleks ajaks juba lugenud maailmakirjanduse kuulsaid autoreid nagu Gorki, Dostojevski, Balzac, Shakespeare, Molière ja teised, sundis teda kogu kohal olevale konsiiliumile sügava solvumise märgiks selga pöörama ja sõnagi lausumata uksest välja marssima. Ellen tuli arsti kabinetist kiirelt ja vaikides talle järgi ning juba teise tänavanurga peal palus isalt vaikselt vabandust. Isa lasteaias ei käinud ja nii palju kui võimalik oli, käis kodus hoidja. Ellen oli pikki päevi ja õhtuid ära teatris proovides, etendustel ja ringreisidel ning isa aitasid vajadusel hoida ka naabrid. Tihtipeale olid ta hoidjateks naabripoiss Oleg Kerneri suuremad õed Ele ja Irina Maarika. Tihti jäi Tõnu üksi koju ja uks oli lukus, kuid mind saatis ema raamatuga ukse taha Tõnule ette lugema. Poiss oli juba väiksena laval koos emaga, kuid teater jätkus ka kodus, peamiselt tema pool. Irina Maarika, Sarapuu. Ajapuudusest hoolimata tegi Ellen siiski oma võimaluste piires kõike, et mu isa ei tunneks millestki puudust. Nii tihti, kui vähegi võimalik, viis ta isa Tartu legendaarsesse kohvikusse Werner. Seal istuti koos tundide kaupa, söödi pirukaid, vaadati inimesi, joodi teed ning räägiti omavahel, mis vahepeal juhtunud on. Tõnu ja tema lapsepõlvesõber Olegi korterite esikud asusid kõrvuti ja tolle aja ehitusnormidele vastavalt olid esikutes suured seinakapid. Seda seniks, kuni Oleg ja isa avastasid, et 2 täpselt teineteise vastas asetsevat seinakappi eraldab omavahel mitte tugev sein, vaid õhuke papp. Selle purustamisega saadi oma jõududega ilma töömehi välja kutsumata hakkama. Seekord hoiti see saavutus ainult enda teada ja vaheseina tekitatud ülioluline auk maskeeriti hoolikalt, et vanemad sellele jälile ei jõuaks. Sellel saavutusel oli edaspidises poiste elus tähtis roll. Oldi ju pidevalt koos kui sukk ja saabas ning suuremate pahanduste tagajärjeks kehtestati neile sageli omavahelise suhtlemise keeld. Selliste tumedate aegade ainukeseks leevenduseks oli esikukapis asetsev suhtluskanal. Selle kaudu oli hea infot vahetada ning vajalikke asju käest kätte anda. Ühel hilisõhtul tuli poistele meelde, et järgmise päeva käsitöötundi on vaja kodust kaasa tuua kangatükk. Mure oli suur, sest riiet polnud ju kusagilt võtta. Siiski õnnestus isal hommikuks piisava suurusega vajaminev tükk hankida, mis siis poiste vahel võrdselt ära jagati. Kõik oli ilus ja kena, käsitöö sai tehtud, ema käest kiituski kuuldud. Pahandus tuli alles siis, kui mõni kuu hiljem teatris pidulik vastuvõtt toimus. Vanaema Ellen kandis vastuvõtul väärikalt oma imeilusat õhtukleiti, olles täielikus teadmatuses, et ta figuuri rõhutava ja pidulikult maani ulatuva musta sametkleidi alumises tagaosas haigutab suur auk. Koolis anti neile mõlemile õnneks palju andeks, kuid seda vaid põhjusel, et Olegi õed Ele ja Irina olid tublid õppurid ning Tõnu oli Vanemuise primadonna poeg. Mu õde Ele õppis sel ajal Tartu Ülikoolis inglise keelt ja imekombel avanes tal harukordne võimalus külastada Inglismaad keelepraktika eesmärgil. Meenena sellelt imedemaalt tõi Ele kaasa tol ajal siinmail veel täiesti tundmatu asja, kokkupandava vihmavarju. Imeasi köitis ka mind ja Tõnut ja meil tekkis idee see kasutusse võtta. Nimelt otsustasime seda peent vihmavarju teisel korrusel asuvalt rõdult alla hüpates langevarjuna kasutada. Vihmavarjust suurt midagi järgi ei jäänud,
kuid me jäime korralikult vahele, kui trepist üles tulime. Vihmavari tagurpidi harudega kaenla all. Tõnu ja 3. kambajõmm Sveik põgenesid Tõnu poole varju, mina aga sain õe käest heledaid laksusid. Oleg Kerner. Oleg ja isa jäid sõpradeks ning olid teineteisele toeks kuni elu lõpuni, lahkudes siit ilmast vaid paarikuise vahega. Nad helistasid teineteisele väga tihti, sageli korra nädalas, ning rääkisid oma elust, sündmustest, mis olid toimunud. Tõnu rääkis enamasti oma rollidest ja õnnestumistest, teatrist üldisemalt, oma tütardest, oma armsast lapselapsest Haroldist. Kui Tõnu näiteks mõnda aega endast märku ei andnud, muutus Oleg juba ärevaks, kui ta telefonile ei vastanud, mis näitas, et selline vaimne, mõtteline side oli kogu aeg neil omavahel olemas. Tiina Seliste, Olegi pikaaegne elukaaslane. Kogu kitsikusele vaatamata elati sel ajal lõbusasti. Mingit söögikraami hankimise või söögi tegemise probleemi ei olnud. Söögiküllusele vaatamata oli energia omandamiseks vajalik tegevus, söömine, ühe lühikese perioodi kestel kogu pere jaoks praktiliselt võimatu. Ühel päeval kadusid tervest majapidamisest kõik nõud. Saladuslik mõistatus sai kiire lahenduse tänu kõikjal vedelevatele vihjekildudele. Läbiviidud juurdluse tulemusena selgus, et isale oli tulnud idee, mille paikapidavust siseruumides koheselt kättesaadavate vahenditega hoolega harjutas. See nüüdseks värske õhu kätte kolinud ja suure populaarsuse saavutanud mäng on praegu laiemale üldsusele tuttav discgolfi nime all. Sinna, kuhu Tõnu ulatus, sealt maalt oli seintelt ka krohv maas. Jaak Kaarma. Elleni noorem vend Jaak käis tihti Vanemuise teatris ja võttis alati ka Tõnu kaasa. Teatris istusid nad valgustaja loožis, kuid isa ei püsinud üldse paigal. Ta ei viitsinud nii kaugelt teatrit vaadata ning kippus alatasa jalutama minema ja ära kaduma. Vanemuise teater on väga suur ning isa teadis juba pisikese poisina igat nurgakest. Seega oli peidukohti piisavalt palju, et etenduse lõppedes otsimine väga pikalt kestaks. Korduvalt tundide kaupa mööda maja otsimine lõppes alles siis, kui tabati ära, et isa leitakse üles alati ühest kindlast kohast, näitlejate toast. Kui isa läks 1961. aastal kooli ja Jaak Tartu Ülikooli, tekkis Jaagu kõrvale ta hilisem abikaasa Tiiu. Elleni ühe järjekordse haiglasse sattumise ajaks kolisid nad mõlemad ajutiselt Staadioni tänavale elama, et Tõnule lapsehoidja ja õpetaja eest olla. Sellega said isa vembud sisse uue hoo. Kord tuli Tiiu kiirustades loengute vahel koju, et poisile lõunasööki valmistada, kuid juba koridoris märkas, et korteri uks on pärani lahti ning köögist tuleb mingisugust suitsu. Korterisse ettevaatlikult sisse astudes leidis ta Tõnu maas liikumatult lebamas. Ehmatanud Tiiu püüdis teda äratada, kuid raputustele ja hüüetele vaatamata ei tulnud mingit reaktsiooni, vaid lõtv keha, mis ei reageerinud millelegi. Tollal ei olnud korteris telefoni ja kiirabisse helistamine käis telefoniputkast või mõne tuttava juurest, seega pärast mõningaid asjatuid elustamiskatseid tormas Tiiu kiiruga uksest välja, et kuskilt telefon leida. Alles siis lõppes järjekordne etendus. Näitleja väljus rollist ning tormas talle järele, karjudes täiest kõrist. Tiiu! Tiiu, ära mine! Ma olen tegelikult elus! Ükskõik, milliseid rumalusi või tempe Tõnu sel ajal korraldas, seal oli ikka tegelikult kihvt olemine. Tiiu Kaarma. Kõigist sellistest vempudest hoolimata oli isal ühel perioodil endale mitteomaselt korralik. Selle tunnistuseks tõi ta koju koolipäeviku, mille uhkelt Tiiule ja Jaagule ette näitas. Kõik puha 5 ja 4, päevik paksult kiitusi täis. Kõik oli nii prima. Loomulikult oli hooldajatel uhke meel, et olid Elleni haiglas oleku ajal ometigi poisist lõpuks tubli ja korraliku kodaniku kasvatanud. Paar päeva hiljem tuli välja, et eksisteerib ka üks teine päevik, mis oli muidugi äärest ääreni punaseid märkusi ja hoopis teistsuguseid paari pügala võrra madalamaid hindeid täis.
Vembumehel ja paharetil oli siiski ka pehmem pool. Kui isal tuli sünnipäev, see võis olla kas 13. või 14. sünnipäev, esitati talle küsimus sünnipäeva kingi kohta. Tõnu vaatas toas ringi ja lausus pisut häbelikult ohates. Tead, Tiiu, ma tahaksin siia seina peale ühte vaibakest. Vaibakest. See võrukael, kes oli selleks ajaks juba kindlakäelise sisearhitektina korteri ümber kujundanud, lootustandva noorsportlasena lauanõude aerodünaamilisi omadusi katsetanud ning eduka toote arendajana tõestanud, et pärast teiselt korruselt alla hüppamist ei ole vihmavarjud enam kasutuskõlblikud, see võrukael tahtis endale pisikest, lihtsat ja sooja vaibakest. Ta soovis vaid üht, et ta kodu oleks ilus. Tõnu naistemehe koore all oli siiski ikka väga soe süda ja hing ning see, mida ta tegelikult vajas, oli tõeline kodu ja kodusoojus. Tiiu Kaarma. Loksal täditütar Epu juures oli see koht, kuhu maja ümber lokkava roheluse ja ruumikülluse tõttu kutsuti alati suvel kõik onud tädid külla ja muidugi oli alati kohal ka isa. Epuga koos tegid nad ka kahekesi mõningaid tegusid. Pahandada sai aga alati rohkem isa, sest ta oli ju vanem. Ükskord said nad suurte inimeste jutu segamise eest kahekesi ülesandeks maailma kõige aega nõudvama ja vastikuma töö. Terve suure õue puhastamise 10 seal lebavatest koerakakahunnikutest. Laste vastuhakk vanematele tööülesannete kättesaamise ajal oli äge ja tuline, kuid pääsu polnud siiski kuhugi. Vanemad lootsid, et lastel on nüüd paar tundi tegevust ja nad saavad rahulikult toas laua taga pidu pidada ning oma jutte rääkida. Kuid 10 minuti pärast olid Epp ja isa toast tagasi. Ja tõsilugu, õu oli kõikidest seal eelnevalt lebanud koera junnidest puhas. Alles siis, kui laua peale kapsast taheti juurde tuua, leiti mõningase otsimise peale kaugemast aianurgast vanavanaema suur hapukapsa tünn, mis oli ühtlaselt paksu kihina koera junnidega kaetud. Seda olid lapsed kahekesi rõõmsat lauluviisi jorutades mööda õue ringi veeretanud ning ette antud töö saigi kiirelt ja kergelt tehtud.